Hääd inimesed, tere teist lõunat. Eile hommikul algas pihta sellega, et ma hakkasin Oandu Ikla matkarada käima. Tundus, et olen ainuke eestlane, kes seda veel käinud ei ole ja hakkasin siis suure urraga minema. Enne selleks matkaks valmistumist ma tegin proovimatkasid, selliseid pikki päevakaid. Kõrvemaal kulistasin väikese kotiga ja vaatasin, kuidas jalad kestavad, kuidas saapad kestavad, kuidas asjad töötavad. Kõik töötasid suurepäraselt. Nüüd on aga juhtunud niimoodi, et vahelduseks ei sobi ilm varustusega. Ehk siis need sokid, millega toona oli väga mõnus kõndida selles paksus pakases ja suures lumes, on nüüd siin märtsi kevade alguse puhul jäänud erakordselt soojaks. Ja see on koos seljas kantava 21-kilose seljakotiga mõjunud jalgadele veits rängalt. Nii et siin jalgade peal on tekkinud mingisugune selline arusaamatu freewheeli efekt, kus suured osad tükid on justkui nagu mingit omaette elu asunud jalgade küljes elama. Ja nüüd on muidugi dilemma, et ühest küljest võiks ju vedada nii kaua, kuni jalad üldse veel küljes seisavad. Tark matkaja muidugi sellisel juhul võib-olla, et käiks kodus ära, võtaks suvisemad sokid ja võib-olla võtaks ka seljakotist midagi natukene vähemaks ja siis jätkaks siit, sest tegelikult ei ole ju mõistlik neid jalgu sodiks käia, sest neid on veel elu lõpuni vaja. No vot, nii juhtuski. 45. kilomeetril andsid jalad alla ja tuli vastu võtta tehniline knockout. Midagi polnud teha. Põhjuseid tegelikult oligi 3. Üks oli see, et olid liiga soojad sokid. Teine põhjus oli see, et kui keha ikkagi ei ole harjunud käima 20-kilose kotiga, siis see jätab jalgadele oma jälje. Ja loomulikult kindlasti ka üks kõige suurematest põhjustest oli see, et väga optimistlikult käisin esimene päev ikkagi ära 32 kilomeetrit, mis on paljuski ka seotud sellega, et kui sa Oandu poolt tulema hakkad ja oled selline algaja, siis esimene peatuskoht või esimene laagrikoht on sul 9 kilomeetri kaugusel seal Võsu all ja järgmine ongi juba Nõmmeveski, kuhu on siis põhimõtteliselt Oandust kõndida mingisugune 26-27 kilomeetrit. Nii et sul väga palju muid varianti ei olegi. Ja siis olin 2 päeva kodus, ravisin jalgu ja võtsin loomulikult juba targemana kotist ära mingid asjad, mis siis järgmisele etapile kaasa ei tulnud. Ja ära tuli siis, kuna väljas läks soojaks, see mask, mille ma võtsin kaasa, et on öösel hea magada, nina ei lähe külmaks, see tuli ära. Siis ma alguses suure urraaga kiitsin seda slinginagi, mida tegelikult läkski vaja. Selle võtsin ära ja asendasin selle hoopis sellisest parakordist tehtud oluliselt kergema ja oluliselt kompaktsema lahendusega. Siiamaani läheb vaja, siiamaani kiidan, väga hea asi on. Siis, oli vaja, tundus, et äkki läheb vaja, ei läinud, võtsin ära kotist. Siis võtsin ära kirve, see kaalub küll pool kilo, aga pool kilo on ikkagi pool kilo ja tegelikult elu näitas, et lõket saab teha täitsa vabalt noaga väikseid laaste lõigates ja sealt nendest puuuridest otsides väikseid palakesi saab väga hästi põlema, nii et kirvest iseenesest ei läinki vaja. Jälle pool kilo võitu. Siis suure kurbusega, kuigi seda oli jube mõnus väikestel puhkepausidel kasutada, see väike võrkkiik koos siis sellega koos, vaatad 2 pisikest asja, kummaski käes justkui nagu kaalu pole, jälle 2 peale kokku, pool kilo on ju. Nii, see jäi maha, tuleb kunagi siis kaasa, kui jalad ja selg on juba rohkem harjunud raskust kandma. Siis läks välja see väike rätik, mida tegelikult järgmine kord, kui ma nüüd teisele etapile stardin sealt Ardust edasi, siis ma võtan selle uuesti kaasa, sellepärast et ka sellel korral oli vesi nii kõrge, et Soodla silla peale jõudmiseks tulin 2 sammu läbi jõe astuda ja kui läheb nii märjaks, et on vaja kuivatama hakata, siis ringirätik peaks ikkagi olema kaasas. Ja siis tulid välja need palju kiidetud sulesussid. Tegelikult need ei oleks pidanud tulema välja, sellepärast, et kui sul on ikkagi päeval kerge miinus või 0, siis seda puhkepausi pidades või õhtul laagris olles ikkagi palja sokiga on väga kehva olla, sest mul polnud kroksega midagi muud kaasas, oli ainult matkasaabas ja soojad sokid, nii et need oleks võid tegelikult ikkagi pakkida kaasa. Sellisel külmal ajal on nad suurepärased. Ja siis soojad kindad olid kaasas, aga kuna oli väga soe, siis ei olnudki midagi teha. Need jäid ka veel koju. No vot, ja nüüd siis kribinal-krabinal selle juurde, mis siis jätsid kõige sügavam mulje. Kõige sügavam mulje, minu elu kõige suurem kott, 85-liitrine kaika. Ja see on selles mõttes maagiline kott, et kui sa ta võtad tühjana kätte, siis ta kaalub 3,4 kilo. Aga mis tundub palju ja on ka palju,
paljud teised kotid on tõenäoliselt kergemad, aga kui sa paned selle ääreni asju täis ja vead selle endale selga, tõmbad igalt poolt kõik asjad ilusasti puusade ja selja külge kinni, siis osa sellest raskusest maagiliselt kaob ära, nii et mul on ainult plusspunktid selle koti kohta öelda, küll aga ma pean ütlema, et kui sa paned ta ääreni täis, siis ta on natukene laihem kui sina ja natuke kõrgem kui sina. Ehk siis kui on vaja kuskilt puutüvede vahelt läbi ronida või alt läbi kükitada, siis mingil hetkel võib-olla selle raske kotiga kükk enam ei tulegi kükist välja. Nii et sellega tuleb arvestada, et sa ennast kuidagimoodi kraavi ei jookse, aga suurepärased asjad. Siis number 1 suurepärane asi on ikkagi see MSR-i windburner. Jube vähe võtab kütust, tuul teda ära ei puhu. Ta ei põle suure leegiga, mis tähendab seda, et sa saad rahumelli teha süüa ka telgi eeskojas. See on nüüd liitrine pott. Kui tahta ruumi kokku hoida ja kaalu kokku hoida, siis tegelikult on olemas Primusel poole liitrine, kui üksi lähed. Ja võidad 100 grammi, on ju, jälle väga suur pluss. Siis teine ülisuur ja ülioluline asi, mis mulle absoluutselt ei meeldi, ei visuaalses mõttes ega ka mingis muus mõttes, aga ühelegi pikale matkale mina ilma selleta enam ei lähe. Selle reisi jaoks ostsin Z-resti ja sellel on see võlulugu, et sa saad igas kohas, kus iganes sa parasjagu oled, oma seda väikest puhkepausi teha, laotad selle laiali, viskad pikali, kas või lume peale, see hõbedasega kiht enda poole ja sul on mõnus ja soe vedeleda seal ja samamoodi saab selle panna võrkkiige põhja, on kohe hea ja soe olla, selgi ei hakka külmetama ja no ühesõnaga üdini maagiline asi, aga mulle lihtsalt nagu visuaalselt koti küljes ei meeldi. Võib-olla mõnele meeldib, väga tore, et teil meeldib. Siis asendumatud asjad, matkakepid. Mõtled küll, et mis neist tassi, aga tegelikult enamasti 4 vedu on ikkagi parem kui 2 vedu ja matkakepi eelis on see, et ta aitab sulle hoogu sisse lükata, aitab sind laskudes pidurdada. Minul on need amortidega variandid, mis ei põruta nii palju käsi, nii et saab mööda kõvemat ja jäätunud kruusateed ka käia ja lisaks sellele aitab ta mõõta, kui on vaja veetakistust läbida, siis vee sügavust. Silmaga saab ka muidugi, aga võib-olla sellega saab täpsemalt, vaatad ära täpselt, kas on pooldesärre või kuhugi põlvini vesi ja ühesõnaga, nendeta ka ei ole mõtet minna ja lisaks sellele, kui sul on suur kott seljas ja sa ei ole harjunud käima, siis isegi suurem või selline kergem tuuleiil tahab sind tee pealt välja puhuda, siis on mõnus hoida ennast ka tasakaalus. Kas või veetakistusi ületades, kui mingis purdes pead üle minema, saad mõlemale poone maha puistata. Mitte puistata, aga toetada. Nii, siis üks asi, mida ka esimest korda kasutasin, on see võrgust soojapesusärk. On selline nagu on. Kerge kabaree hõnguga, aga tegelikult järjekordne fantastiline toode. Minu selle matka temperatuur kõikus päevasel ajal -2 kuni +6 ja mul oli seljas see, mul oli siin peal spordiriidest lühikeste varrukatega T-särk ja selle peal oli siis omakorda järgmine minu lemmiktoode, mis on siis Fjällräveni Bertageni jope. Ja et oleks päris selge, miks ta siis hea on see, et aktiivse liikumise puhul ikka hakkab keha higistama ja see võrk võimaldab siis selle niiskuse kehast kohe eemale juhtida ja samal ajal, kui siin ka midagi peal on, siis ta tekitab sellise sooja hoidva kihi ja kuivab ka üsna kiiresti ära ka selle samal hetkel, kui võtad jope või selle kihi pealt ära. Nii et soovitan aktiivsete tegevuste käigus seda kasutada. Ma ise väga umbustlikult suhtusin sellesse, aga sellest saab kindlasti minu püsivarustusosa. Seda Bertageni jopet on tegelikult saada ka, mis see vägev materjal oli nüüd see veekindel. Ecocell, aga mul seda Ecocelli ei ole, mul on sellest tavalisest kangast, aga sellel on lihtsalt see eelis, et ta on igalt poolt õhutatav ja ta on tuulekindel, nii et kui kuskilt tuul koledasti kombel puhub, siis sa saad ennast siia skafandrisse tõmmata ja ühesõnaga tipp-topp. Ja see on mul 4 aastat vana, mõne koha pealt hakkab natukene ära kuuluma, eriti kus kott talle kõvasti vastu käinud, aga panen sinna paiga peale ja küll ta elab edasi, sellega ei juhtu mitte midagi. Nii, jälle head asjad. Need sellised lödipudelid. Lödipudel on selles mõttes, see on liitrine lödipudel. Siia paned liitri vett sisse, selle saad toppida kotti igale poole. On ju, väga lihtne. Kui ei ole vaja midagi tassida, siis keerata selliseks väikseks kokku. Jälle ruumi ei võta. Super asi. Ja teine asi, mida ma joogiveepudelina kasutasin, oli siis ka selline lödipudel. Hydra Back on tal see tootja. See hoiab natukene kuju, 750 milliliitrit läheb sisse ja siia korgi asemele on võimalik panna sama tootja filter, mis tähendab seda, et võtad kuskilt jõest selle täis, keerad siia filtri peale ja kogu su joogivesi on kohe paugust ilusasti joodav.
täielik maagika. Ja siis, mis siin ikka, üks selline häkk, mille ma välja mõtlesin või see kuidagi jõudis minuni matkasööke. Mina võtsin kaasa, Adventure'it ja Tacticali ja kui ma neid erineva pika matka videosid vaatasin, siis kõik rääkisid pikalt, kuidas nad neid pakivad ja võimalikult kompaktseks teevad ja kõiki asju ja siis nad sellise erinevate kotikestega tõstsid siia koti sisse. Ma ei tea miks, sest minu kotis on olemas see seljapealne läpakatasku või siis see, kuhu veesi sisse käib, aga kui sul läpakat ei ole kaasas ja vett kaasas ei ole, siis need mahuvad ilusasti lapikuna sinna sisse ära ja põhimõtteliselt sellise 5 päeva toidu saab rahulikult siia selja peale ära pakkida, mis tähendab seda, et tegelikult on see kaal täiesti õiges kohas. Raske kaal, vastu selga. Vot nii, selline valik siis nende asjadega ja nüüd ei olegi midagi, kui aprilli alguses algab järgmine etapp ja eks siis ole näha, mis on sellest korrast õpitud ja mis järgmine kord õppida on. Ja siis siia lõppu on mul veel tegelikult selline üleskutse, et selle video alla võiksite enda sellise talvise või suvise matkavarustuse listi ka panna, et teaksin mina õppida ja teaksid õppida ka need, kes on minusuguses situatsioonis. You